Nii, tere õhtust. Tere õhtust. Oleme siis kogenenud Rannarootsi näituse programmile, mis seekord kannab pealkirja Rannarootsi identiteedi taasloomine. Meil on külas Marju Kõivupuu, kes on Tallinna Ülikoolis kaasprofessor. Ta on folklorist ja kultuuriloolane, kelle uurimishuvid on maastiku ja kultuurikeskuses on seotud inimese ja looduse maastiku suhetega ning kultuuripärandi teemade ringiga. Marju Kõivupuu on Võro juurtega. Õiesarv, Seto kuningriigi Sootska. Ja Õiesarv pälvis eelmise aasta Võru maakonna elutööpreemia. Ta on folklorist, Seto pärimuse kandja. Ja täna me loodame kuulda siin muuhulgas lugu, kuidas koos abikaasa Ain Sarvega Rannarootsi kultuuri avastati ja toetama asuti. Kristel Rattus on Eesti Rahva Muuseumi kauaaegne töötaja ja Rannarootsi näituse juhtkuraator. Meeldivat kuulamist. Tere, aitäh, et te tulite. Ja selle vestlusringi mõte kasvas välja sellest näitusest just sellepärast, et näitust tehes me pöörasime palju tähelepanu inimestele, kellel on Rannarootsi juured. Me käisime Rootsis neid küsitlemas ja käisime ka Eestis külas inimestel, kellel on Rannarootsi juured. Aga mööda Eestit ringi käies, just nüüd Rannarootsi aladel käies, oli tõesti ilmselge, et väga suur osa sellest, mida tänapäeval Rannarootsi kultuuri raames tehakse ja viljeldakse, teevad need inimesed, kes tegelikult üldse etnilised eesti rootslased ei olegi. Ja siin näitusel ka jäi meil selle tõttu, neid me spetsiaalselt ei uurinud, ei küsitlenud ja selle tõttu siin näitusel jäigi üks selline suur osa katmata, ehk siis see, mismoodi Eestis Nõukogude aja lõpus hakkasid eestlased Rannarootsi kultuuri uuesti ellu äratama. Ja sellest siis see tänane vestlusring ka ja kes oleksid paremad asjatundjad asja avama kui Võrake ja Seto, eks ole. Aga tegelikult on tõesti lugu nii nagu Saalega viitas, et Õie elukaaslane Ain on üks nendest inimestest ja selle Rannarootsi kultuuriliikum või Eesti-Rootsi kultuuriliikumise alusepanijatest Eestis. Aga täna ma tegelikult tahaksin alustada veel natuke varasemast ajast, kui see päris 80ndate lõpp ja 90ndate algus ja minna tagasi võib-olla hoopiski 80ndate keskpaika, mis oli Eestis selline aeg, kui Nõukogude Liit oli muutunud loosunglikuks ja ideoloogia oli muutunud sisutühjaks ja tegelikult Eestis sellised paikkondlikud kultuurid tõstsid pead ja inimesed, kes olid elanud aastakümneid eestlastena ja venelastena, järsku ütlesid välja, et tegelikult nad on siiski võrokesed, setod, tatarlased, ingerlased ja nii edasi. Ja nii Õie kui Marju olid sellel ajal inimesed, kes selle paikkondlike kultuuride virgutamisega aktiivselt tegelesid, nii et ma loodan, et me sellest saame hakata rääkima ja kõigepealt ma paluksingi, et tuletaksite meelde, et esiteks, et milline see elu Eestis teie vaatenurgast sellel ajal oli ja mida te ise sellel ajal tegite 80ndate keskel seal, 83 ütleme ja edasi. Kumb alustab? Alusta. Ja tere õhtust kõigile ja kui ma selle kutse siia sain, siis ma omal kombel olin isegi natukene nagu hämmastunud, et tõsi, et mida 70ndatel, 80ndatel või missugune suhe Eesti filoloogidel oli Eesti-Rootsi kogukonnaga, siis üks ühenduslüli oli kindlasti Maria Mörman, kelle juures käidi siis nii-öelda keelt kogumas ja see oli peaaegu nagu kas just kohustuslik, aga vähemalt see teadvustas midagi, mis Nõukogude ajal oli katkenud ja see katkekoht oli seotud pääsuga merele, side läänega. Me ei rääkinud tegelikult väga sellest, et hea küll, kukerpillid laulsid, et head rootsiaegset tolmu on pööningutel veel või midagi sinna kanti.
aga sisuliselt ütleme selline piirkondlikkus ei olnud teema, aga kui teha väike matemaatiline arvutus, siia tulles ma mõtlesin, siis see piirkondlikkus Eesti ajaloos on tegelikult väga palju pikem periood olnud. Ja mida ehk eesti rootslastest veel kuigivõrd teati, võib-olla keegi luges Sergo Näki madalaid, keegi võib-olla oli käinud Hiiumaal, Ristimäel ja teadis eesti rootslaste küüditamise lugu Venemaale. Võib-olla keegi oskas seostada kohanimesid nii Vormsil, Pakri kui siis Lääne-Eesti, võib-olla kusagil mälus oli teadmised siis Eesti-Rootsi kogukonna suhtelisest iseseisvusest, kultuurilisest iseseisvusest Eesti Vabariigi ajal enne teist sõda. Vähem teati ehk seda, et 30-ndatel ju ka siinseid Eesti rootslasi tegelikult või kas just survestati, aga soovitati vahetada neil perekonnanimed Eesti-päraseks näiteks. Ja võib-olla õige ivakene siis seda rahvamuusikat, mida siis tasa oli salvestatud, sest ega need teadmised ei olnud väga palju suuremad kui sageli tänastel noortel on. Ma siin viskasin villast ja tegin natukene võib-olla kohatud nalja, aga siin üks 10 aastat tagasi mu enda õppejõu kogemus siis ütles, et kui me rääkisime Eesti kultuuripiirkondadest ja siis keegi tudeng kirjutas mulle, et see oli väga tore kursus, et ma sain teada, et Ranna-Rootsi on midagi enamat kui lihtsalt vorst ja sink. Sellepärast, et kui sa Tartust Tallinnasse sõidad, siis vaatab sulle kohe vastu sealt see Ranna-Rootsi lihatoodete see selline, nagu need praegu nendes tööstusparkides on, selline hoone. Ja et kas ja kui palju me üldse neid kultuuripiirkondi tänapäeval ka teadvustame, sest kui ma hakkan lõunasse sõitma, siis kõik küsivad ikka, et sa lähed siis Värska bussiga, ma ütlen, mille jumala pärast on mul vaja minna Värska bussiga, kui ma tahan sõita Võrumaale. Nii et noh, selliseid lustakaid lugusid võib ka rääkida, aga sisuliselt ütleme, need teadmised olid 80-ndatel kindlasti üpris õhukesed. Võib-olla teati ka seda, et saared ja Lääne-Eesti rannik, kui on siis põlisrahvad, on sealt sunnitud Eesti rootslased minema, sest et Vene sõjaväebaasid tulid sinna sisse. Ja nii edasi. Ja võib-olla vähesed teadsid seda, et Vormsi saarel on Eesti vabadussõja mälestusmärk vist ainukene, mis elas üle kõik need keerulised ajad. Ja kindlasti käidi vaatamas, kui vähegi võimalik oli, sest saatele sai ju ainult erilubadega, käidi vaatamas Vormsi kalmistu ratas või rõngas riste, mida siis vist mingite entsüklopeediliste andmetele tuginedes on maailmas kõige rohkem, et kuskil mujal neid nii palju ei ole. Aga ma nüüd pikemalt ei räägiks, ma annaks sõna Õiele. Võid ikka rääkida pikemalt. Et sul kindlasti on omad mälestused, sest mälestustega kipub niimoodi olema, et kuigi me elame samal ajal, et me mäletame mingeid asju kas natukene erinevalt või mingi teise nurga alt. Jah, igal ühel on oma isiklik elu ja kokkupuuted selle eluga. Mina tooksin selle ühissõnaks muusika ja just erinevate rahvaste muusika, mis sidus meie peret Eesti või Ranna või ükskõik, kuidas neid inimesi nimetada, rootslastega. Et ise sattusin ma läbi muusika, sain tuttavaks Ain Sarvega ja kogu meie elu ja ka meie laste elu ongi olnud erinevate rahvaste muusika. Et lihtsalt lapsed ei saanud elada teistsugust elu, nad pidid elama meiega koos seda elu, nagu meie elasime, et nii nagu meil kellelgi ei ole pääsu ja sealt tulevad meie mingid kogemused, teadmised
hoolimised või mittehoolimised, vastuolud. Ja tänu muusikale, ja tänu Seto muusikale, tänu oma juurtele sattusin ma Leegajusse. Ja Igor Tõnurist on siis järgmine märksõna. Ja Leegajuses olles me laulsime, tantsisime, proovisime nii palju, kui meis on ja kuidas me saame aru ja oskame olla autentsed või püüame olla ja käituda, laulda nii, nagu on enne meid seda tehtud. See oli põhiline suund, mis Igoril oli. Ja siis mingi aeg, et on Eesti rootslased, et nende muusika. Siis tuli see Hiiu kannel või talharpa ja see anti viiuldajale, et ta harjutaks ja mängiks neid mõnda lugu. Ja siis see võõras või teistmoodi keel, et muidu olid meil Läti ja Leedu ja Võro laulud ja Seto laulud ja üle Eesti erinevate piirkondade laulud ja siis tulid väiksed Rootsi laulujupikesed või Eesti-Rootsi laulujupikesed. Ja siis minu mehel millegipärast tekkis suurem huvi ja tema kadunud vend Jaan Sarv, kes oli kõige rohkem ka muusikat saanud ja ta töötas Eesti raadios, siis nad käisid kahekesi koos kellegi juures lindistamas, rääkimas. Mul lähevad need elujooned aeg-ajalt ristuvad ja segi, nii et ma kindlasti ei räägi päris niimoodi, nagu see kõik on jooksnud. Et siis tekkis minul või abistasin või tekkis laste Leegajuse juurde laste Leegajuse, väike Leegajus ja Kihnu Lea pidi, kes oli selle juht, pidi ära minema ja siis küsiti, et kas ma olen nõus nende lastega edasi tegelema. Nii et siis läks Eesti-Rootsi juba joon ka sinna rühma. Siis tekkis selts, Eesti-Rootsi selts. Ja seal kusagil mingi seal ajal Ain sai aru, et ta peab oskama rootsi keelt. Ja siis teatas, et nüüd ta läheb Rootsi kuuks ajaks. Oli vist Maarja kuuks ajaks. Maarja, minu tütar, ta abistab minu mälu. Hoiab joone peal, jah. Et pärast võib neid jooni sirgemaks tõmmata. Ja kuna tema tädi Mall Varep elas Rootsis, siis oli tal lihtne, et ta läheb tädi juurde elama ja läheb rootsi keele kursustele Stockholmi. Võib-olla oli see nädal aega, võib-olla isegi vähem. Otsustas ta, et ei, niimoodi seda rootsi keelt selgeks ei saa, tuli tädi juurest ära,
koolist kursuselt tuli ära ja hakkas elama Vabandust. oma elu koos Vabandust. Rootsi ühiskonnaga. Ajalehed ja kuna ta oli hea suhtleja, siis tal ei olnud keeruline rääkida ükskõik kellega rootsi keelt ja siis, kui ta tagasi tuli, siis Soomes ta juba pidas loengu oma õpitud rootsi keelega, nii palju kui tal neid sõnu oli, eesti rootslastest. Ja sealt siis edasi siis hakkas ta tegema ajalehte Ruunor. Et sõna otseses mõttes need asjad on kõik meie elamisest sündinud, et mina olen selles trükikojas ööd ja päevad pidanud elama, magama ja oma asju tegema, kui ajalehte neid lehti välja koduse printeriga prinditakse, giljotiiniga lõigatakse, siis selle klammerdajatega klammerdatakse. Et niimoodi on need lehed tekkinud, siis inimesed liiguvad ja kuna me niisugust elu varem juba harjutasime, et oli Seto kongressi ettevalmistus, meie elukoht lihtsalt Tallinnas oli selles mõttes mõnus, et sinna oli lihtne tulla. Et enne oli Seto maailm nagu põhiline, siis tuli sinna juurde Eesti-Rootsi maailm, siis need segunesid ja siis tulid juba ja siis veel ühe asja veel räägin ära, Lucia päev, siis Ain ei olnud kohustust, aga siis rääkis lastele, väikse Leegiuse lastele, et me võiksime seda tähistada, selleks on vaja ema käest saada valge voodilina ja sellega teha nii ja naa ja see ei ole üldse keeruline. Ja siis õppisime neid laule ja et lihtsam oleks, saaks kodus harjutada, siis ta kõikidele tegi kassetid, nii et meie Leegiuse lasterühmal mingi perioodi lastel peaksid praegu kõikidel kodus veel need olema ja siis organiseeris reise Rootsi ja tänu nendele reisidele 2 tüdrukut õppisid Rootsis pärast ja siis veel see Noa-Rootsi kool ja jah. Jah, seda me võime pärast täpsemalt rääkida sellest. Ja. Mis sa, Maarja, tahtsid vahele öelda, ütlesid, et sul kibeleb keele pealt? Igal asjal on midagi lisaks, et jah, põhimõtteliselt oligi, kogu aeg oli rootsi keel kodus, kogu aeg kõik need kontaktid, kõigiga käis suhtlemine, sest isa oli väga hea suhtleja ja tema nagu, et tal oli anne ühendada minna siin ja viia need kontaktid kokku, et pakrilased aidati Eestisse ja siis et ta tegi neid asju, mis oli võimatu sellel ajal. No näiteks, nagu sa ütlesid, et Eesti kultuuri või Eesti-Rootsi kultuuri tekkis, aga ta ei tekkinud, vaid see oli väga keeruline sellel ajal. Et ma mäletan, et see oli ikkagi nii, et see oli salaja ja sa nagu nii-öelda natuke põgened kellegi. No eks ta pidi käima ka andma aru. Just, et ma mäletan, et ka meie lastele, näiteks ükskord, kui me olime Vormsile teel, siis isa tõmmati lihtsalt ära ülekuulamisele. Me ei teadnud üldse, mis juhtus. Me lastena lihtsalt ootasime, ma ei tea, kas 3 või 4 tundi keset Haapsalu linna. Me ei teadnud, mis seda saab, juba läks pimedaks. Lõpuks tuli Miirits, võttis meid ja me saime isaga uuesti kokku. Et see oli hästi intensiivne, seda oli hästi palju ja isa tegi hästi suure põhjalikkusega.
nii et kui ta siis alguses, no siis mind veel ei olnud, aga info on jooksnud kokku, et alguses, kui nad vend Jaaniga hakkasid uurima ja kõik see Eesti, Rootsi ja Vormsi, kui see materjal oli nii väärtuslik, et need leigid, need laulusõnad, mis tulid, et need tuli ülihästi õppida ära, et see hääldus pidi olema õige ja see kõik oli väga põhjalik. Et ma arvan, seal on see, mis seda pinnast lõi. See isa põhjalikkus ja kõigiga väga head suhted ja diplomaatilisus ja Jaa, Ma palun väikest täpsustust. Te käivitasite aastal 1900. ma kohe annan need mõned, me tegelikult oleme jõudnud kiiresti edasi, et mõned täpsustused jah, et Eesti Rootslaste Kultuuriselts, millest siin on juba juttu olnud ja millele on viidatud, loodi siis 27. veebruaril 1988 ehk siis homme 38 aasta pärast. Roonor, mis oli ajaleht, millele siin viidati, oli Eesti Rootslaste Kultuuriseltsi selline ühendav infokiri. Ja nii, mina ju ka ei tea seda, aga ma olen lugenud, et Eesti Rootslaste Kultuuriselts sellel hetkel, kui Roonor siis ka 88. aasta aprillis vist ilmus esimest korda, siis oli selts juba nii suur, et sinna kuulus üle 200 liikme, nad olid kõik üle Eesti laiali. Ja ka nii palju või vähe, kui ma sellest taustast tean, et siis üks selline keskpunkt või selline käivitav koht, kust Eesti-Rootsi muusikaga tegelemine ja Ain Sarve huvi alguse sai, oli siis rahvakultuuri ansambel Leegajus, mis asutati juba 1971, millal Ain sellega ühines, seda ma nüüd tõesti ei tea. Oli asutaja, jah, ja siis sina õie eelmisel aastal selles Teatermuusika kino artiklis ütlesid, et ühel hetkel tuli Leegajusse Ranna-Rootsi ajajärk. Et jah, et siis see 83 oli minu poolt selles mõttes natukene meelevaldne alguspunkt, aga see tulenes sellest, et mina, kes ma olen rääkinud Eesti-Rootsi taustaga inimestega Eestis, siis mida ma olen nendest intervjuudest õppinud, on olnud see, et enamik nendest või mitte enamik, aga väga suur hulk nendest inimestest, kellega ma rääkisin, ütleb, et nad teadsid küll, et neil olid rootslastest esivanemad. Aga Eesti-Rootsi kultuurist nad suurt midagi ei teadnud. Peredes ei räägitud. Paljud ütlesid põhjuseks, et lihtsalt kardeti, mäletati küüditamisi, mäletati tagakiusamisi, mõnikord mõnedes ametites tehti ka teatud karjääris takistusi näiteks kui inimene tahtis sõita merd, siis ta ei saanud vahel meresõiduluba ja nii edasi, seal oli selliseid põhjuseid ja muidugi oldi juba ka eestistunud suurel määral, nii et seda Eesti-Rootsi kultuuri, kui rääkida Eestis elanud eesti-rootslastega, siis sellist nagu perelugudes edasiandmist, seda peaaegu ei näe. Aga üks hästi oluline selline murdepunkt oli aasta 1988, kui järsku oli olemas, oli tekkinud Eesti-Rootsi Kultuuriselts. Ja siis see oli nagu selline plahvatus Eesti-rootslaste jaoks ka, et massiliselt mindi, inimesed tõepoolest teadvustasid endale järsku oma juuri, järsku oma huvi selle kultuuri vastu. Mindi ja ühineti selle seltsiga ja siis sellele, ma saan aru, järgnes selline tohutu Ranna-Rootsi renessansi suvi, kui oli tohutud üritused suvi otsa erinevates kohtades ja nii edasi. Aga jah, et midagi oli sellele ju eelnenud ja see, mis oli eelnenud, see, mulle tundub, oli... See ongi see Leegajuse nagu ajas mingid juured ja need juhuslikult läksid ka kasvama, et tekkis mõnedel inimestel sügavam huvi, jah. Eks see vist oli natukene ajastu märk ka tõepoolest, sest samal ajal enam-vähem sai hoo sisse Võro-Seto liikumine ja mitmed teised, sellepärast, et hakati rohkem ennast väljendama või oma juuri otsima ja sellega julgeti ka välja tulla ja sellest ka natukene rääkida, et meil on küll üks ühine Eesti kultuur, aga siin on väga palju erinevaid piirkondi, kultuuripiirkondi, väga erineva saatusega
siis kogukondi, kes tegelikult hea meelega tahaksid ka oma keeles ennast väljendada. Et see kuidagi käis koos, minu arvates koos meie taasiseseisvumislainega, et pöörduti tagasi ka nende piirkondlike kultuuride juurde ja muidugi sellele eelnes tegelikult ju ka folkloori liikumine, millest Õie väga kenasti läbi Leegajuse rääkis, aga samal ajal olid ju leigarid, kes püüdsid samuti sellist autentsusele tuginevat rahvakultuuri vahendada inimestele ja Tartus ise olin ma kuigi seotud Helleroga ja meie suund oli siis tänu võib-olla ka Hellero liikmetele rohkem soome-ugri rahvaste rahvalaul ja rahvamuusika, et siis väiksemaid soome-ugri rahvaid ka nagu mälus ja meeles hoida kogu selle venestuspoliitika laine sees, sest meil laulis kaasa ka rahvuselt Ersa Mordvalane Viktor Danilov, keda küll praegu ei ole, kes puhkab juba tükk aega raadikalmistul, et see oli kuidagi nagu minu meelest see tõusulaine, mis tõi kõik väga erinevate saatustega siis Eesti erinevad etnilised kogukonnad äkki pildile. Aga kui mõelda selle... Seal on küsimused. Vabandust, jah. Joo, kas on võimalik midagi küsida? Muidugi, ole lahke. Ja ma olen Mikael Sjöwall, soome-rootsane ajakirjanik. Ma olen kohtunud Ain Sarviga aastal 1993. Ma tegin temaga intervjuu ja räägis väga hästi rootsi keelt ja oskas väga hästi noarootsi murret ka. Seda selline naiiviline loll küsimus, et kas see oli ohtlik see töö eesti-rootslase kultuuri vastu aastatel 87 ja 88, et ma olen lugenud, et näiteks kui see eesti-rootslane ühing alustati Haapsalus 88, koha peal oli ka kommunistlik politruk vaatamas ja registreerimas, et mida seal räägiti ja nii edasi. Ma ütlesin, et eks ta pidi siin Tallinnaski mõnel korral käima aru andmas teatud majas ja kohas, et Eesti-Rootsi või Rootsi poole pealt eesti-rootslased saaksid siia üldse tulla ja nii et. Eks see puudutas natukene laiemalt võib-olla kogu rahvakultuuri, et kui ma siit veel täiendaksin, et või 86 oli esimene Viru säru, siis Hellero koosseisus sai ka öeldud paar lauset umbes midagi niisugust, et see, kui selle lauluga Jako Järva saadeti omal ajal seto poisse tsaari Kotka alla teenima, et siis meie pühendame selle laulu kõikidele nendele Eesti poistele, kes praegu sõdivad Afganistanis. Ja kuigi tollel ajal ei olnud nutitelefone, internetti, siis see oli Tartu Ülikoolis natukene varem teada, kui me kohale jõudsime, et mida te jälle tegite, oli see põhimõte või mida öeldi ja sellest tuli aru anda, nii et see oli üsna tavaline, kui mingeid selliseid mõtteid avaldati, kas siis rohkem või vähem ridade vahel ja kui ka tegutseti selles suunas, mis Nõukogude peavoolu ideoloogiaga mitte kokku ei kõlksunud. Muidugi. Mulle tundub, et see, mis tegi selle kõik võimalikuks, oligi see läbi kümnendite. Mul tundub imelik rääkida, sest ma olen ise nii noor, ma olen 84 sündinud, aga et see, need julged inimesed, et julgesid läbi aastakümnete, vaata, nagu Marju just ütleb praegu, nagu kompida seda piiri. Kui keegi ei kombi seda piiri, siis me ei saa teada, kui kaugel see on. Aga et isa oli üks neist, kes seda kompis ja see väga palju elus talle piire pani ülikooli hariduse mõttes ja muud mõttes. Aga just, et sul on seda südikust, et teeme nüüd selle seltsi, kuigi see on seal ohtlik, eks ju.
ja muidugi see ei käinud siis üksi, et seal olid teised, see tuumik, eks ju, mis seal oli, Ervin Ahan, Seegman, Ivar Lüüt, ja et see, noh, et sul on mingisugune nii kindel tiim, et sa julged selle ette võtta. Et ma ei oska täpselt detailides seda ümber jutustada, aga et kuidas see Haapsallu minek oli ja see oli siis tundide küsimus enne kedagi, enne kui see mingi info jõuab või see inimene sinna kohale jõuab ja mingi asi läkski salaja ja mingi dokument ja nagu selline väga ärev oli, et see ei olnud vastuseks siis siia, et see ei olnud niisugune iseenesest mõistetav. Meie praegu enam või eriti veel minu lapsed enam ei saa aru, et kuidas sai selline aeg olla, mis see tähendab. Mis see tähendab piiritsoon, mida see tähendab omaenda Eesti NSV Nõukogude Eesti saartele ju tegelikult ei saanud luba. Ma mäletan, mul on ütleme väga kaugelt hõimlased või ütleme tuttavad, head tuttavad olid Hiiumaal ja kahjuks see kutse lükati korduvalt tagasi, sellepärast et ma ei olnud piisavalt lähedalt, kas siis sugulane või tuttav, aga samamoodi ka sul tuli taotleda eriluba ja kui noortele nüüd ülikoolis, kui rääkida tänastele üliõpilastele, siis nad ei saa sellest aru, et mida tähendab see üldse see elamine piiritsoonis ja võib-olla isegi ma julgeks minna ajas veel natuke rohkem tagasi. Et kui te mäletate, siis esimene Nõukogude Liidu rahvuspark tehti ju Lahemaale ja ka see oli valdavalt piiritsoon. Seal hakkasid tegutsema Lahemaa rahvamuusikud, mis andsid mingisugust niisugust teatavat tooni. Ja ma isegi sellesse diskursusesse tõmbaks Lennart Meri Hõbevalge, mis tegelikult lõi literatuurselt hästi hoogsa sulega kirjutatud, ütleme sellise ajaloolise, ma ei oskagi seda õiget sõna öelda, aga seda ajaloolist fantastikat meil oli tollel hetkel vaja, et me oleme olnud vaba mererahvas. Ja. Ma tooksin siia taustaks, et mis meie kodus sama aegselt ka toimus, oli seto rahva eest seismine, et on olemas pilt, kus Maarjaga seisame, plakat on Toompeal, et Setomaa eest, et oligi need 2 kihti kogu aeg meil seal toimetasid, nii et see oli nagu 2 rahva mõnes mõttes ühendamine või jõud ja pärast rahvamuusikaga selgub, et isegi pillimängus või nendes tantsudes või pillimängu muusikas on meil siin sarnaseid ja lõõtsa sarnasusi ja nii et hetke võib tunduda, et kõik on väga kauge ja teistsugune, aga tegelikult see ei ole niimoodi, et kui hakkad lähemalt ja saad inimestega kokku ja see on nagu see mingi üks ühine Eestimaa kiht. Praegu on juba mingid teised kihid peal ja praegu on nii isegi raske rääkida, sest me elame absoluutselt teises maailmas. See oli nagu see maailm, kus kirjutati veel pliiatsiga. Mitu küsimust. Kõigepealt siit ja siis Terje, teeme nii. Minu olen Maria Tartu Ingerisoolaste seltsi üks asutaja liige ja tegelikult ma tulin siia sellepärast, et vaatama, et millised need rannarootslased on. Sellepärast, et kui me tegime põhikirja, siis meil oli rootslaste kultuuriseltsi põhikiri ees. Selle alusel me siis tegime oma tõesti südamest Tanjam ja nüüd ma sain teada veel, et see on õige perekond, kes seal siis tegutses kogu see keelugu. Ma poleks seda küll mitte teadnud, kui ma oleks siia tulenud. Nii et aitäh teile perekond Sarv. Terje. Ma tegelikult tahtsangi öelda, et just eelmine esineja tõigi selle teema sisse, et tahtsangi öelda, et tegelikult ju 80 lõpustast, 88 ei tea täpselt, aga Tartus ju oli vist Ringa auditooriumis, kus juba Ingerisoomlaste selts asutati. Tegelikult Eestis ju nii-öelda peidus Ingerisoome vähemus, mis pikka aega sõja järel oli meil ju
venelaste, ukrainlaste, valgevenelaste ja lausa 4. rahvus. jah. Ja see 80-ndate päris lõpp, 90 algus, et mina noore etnoloogina lihtsalt puutusin kokku ja käisin Ida-Virumaal intervjuusid tegemas ja minu jaoks oli väga suur üllatus, et paljud nii-öelda Eesti, aga ka vene keeled, Ida-Virumaal nii-öelda vene, teadsin, et seal elavad vene keeled inimesed, et need olid tegelikult ingelisoomlased, et see oli nagu väga silmavav ja nende liikumine oli hästi Oli nähtav ju küll, et nende laulupäevad, ma mäletan Tartus sellel ajal, kus nad hakkasid korraldama laulupäevi ja siis tutvustasid ise kultuuri läbi oma siis laulupäevade, sest et ütleme need Baltikad ja natuke suuremad folklooriüritused, kus siis folkloorirühmad said välja tulla, et sinna läks veel natuke vist aega. Nii et aeg oli selline. Jah, aeg Võime oli öelda, selline, et aeg oli selline. Aga kui siin tuli juba see folkloor jälle uuesti jutuks, siis ma jäin mõtlema selle peale, et see 7-80-ndate folkloor oli üsna selline, ta oli ju lavale seatud, et ta oli mõeldud etendamiseks ja vaatamiseks, aga samas, mis ma olen jällegi lugenud, see, mida Leegaius vastupidi tegi, oli minna tagasi nende algsete esitus- ja kontekstide juurde, ehk siis igal pool tutvustatakse kui algupärase rahva muusika või etendajaid ja siis ma tahtsin küsida teie mõlema käest, et kui me räägime näiteks konkreetselt sellest Rannarootsi muusikast, et kui osa sellest Leegaiuse ja Hellero, kui osa sellest ideoloogiast oli minna tagasi ütleme üleskirjutuste juurde ja arhiividesse, siis kui lihtne või keeruline oli seda üles leida ja kust seda materjali üldse leidus tollel ajal? No kui ma nüüd võtan need 3 kokku, Leegaius, Hellero ja Leegarid, siis tegelikult sellest see folkloori liikumine väga paljuski sai, et just nimelt minna tagasi, õppida võimalusel nende käest, kes veel mäletavad laule, sest me käisime ju ka Helleroga, laulsime koos seto naistega, osalesime seto leelopäevadel, käisime soome-ugri rahvaste juures, laulsime koos nendega neid laule nii hästi halvasti, nagu nad välja tulid, et meie nii-öelda Hellero repertuaaris nüüd Eesti-Rootsi laule ei olnud, seda enam, et sellest, mida lauldi ja kuidas neid laule valiti, teab õie paremini. Ma isegi ei tea, mida ma peaksin praegu rääkima. Kust Kas see, kui sa tead, kust see nagu tuli, kui tuli see teadmine selle muusika kohta sellel ajal? Kas ma võin ise vastata? jah, Nõukaajal. Ja see on natukene enne mind, et isa kõige vanem vend Jaan Sarv, kes raadios töötas, nagu ema ütles, et tema oli varem ka tegelenud väikerahvastega ja on väga teeneline, no näiteks Aasovi mere kreeklased ja et sellised kaduvad rahvad, et tal oli selline kirg ja temal oli ka anne leida need kontaktid ja pühenduda. ta on muusikaliselt kõrgharitud inimene. Just, aga ta oli ka väga intelligentne ja siis isa nagu läks sarnastes jälgedes ja küllap nad tegid alguses väga palju asju koos ja nad leidsid need kontaktid. Mina olen piisavalt noor, et ma ei oska öelda täpselt, kes need olid, aga kui kuulata ERR-i neid saateid, mis on juba väga ammu alla saanud, et siis see põhjalikkus on suurepärane. Hääldus, kirjeldus, nende materjalide kirjeldus, näiteks pakrimuusika, et me ei räägi ainult lauludest, vaid ka pillimuusika, tantsu, et kuidagi sellises keskkonnas või sellises ajas leida see info ja seda nagu nii pädevalt esitada, tutvustada, presenteerida, aga ka järgi teha on minu meelest hämmastav, kui mõelda jah, et nagu siin nimetati, et oli see nii-öelda see lavaline folkloor, mis oli tunnustatud liidu poolt, siis oli see nii-öelda see autentne liikumine, kus mina üles kasvasin ja siis lisaks, et sa suudad kuskilt leida veel sellised pärlid, aga sa suudad nii-öelda sealt nagu eesriide tagant või seal sest et saared ja rannikuala oli nii, nagu me nimetasime, et nii suletud, mida on raske aru saada,
või noh, võrdluseks näiteks ka Tallinnas sa ei pääsenud ju mere äärde, praegu tundub normaalne, 42 kilomeetrit on rannajoon, ma käin mere ääres, kus ma tahan, Kalamajas ja Koplis, aga siis ju ei saa, ma mäletan väiksena olid igal pool olid aiad, sa ei näinud merd. Ja et kuidas need kontaktid nad leidsid, minu meelest see on hämmastav. Et ma mäletan, kuidas isa, et ta silmis ära, et ta oli leidnud midagi, et selline ja see, et neil on see, et neil ainsana on veel säilinud see vana rootsi keel ja et ikka seda tuleb salvestada ja need inimesed, ta tõstis need inimesed nagu piedestaalile, kes ta leidsid. Ja siis need, näiteks kui Rootsi sai, siis oli lihtsalt see nii suur vajadus, et sa saad nende inimestega kohtuda ja rääkida ja siis ma arvan, et lihtsalt see infovajadus oli nii suur, et see oli nagu käsn imas selle kõik sisse ja need kontaktid ja see on minu meelest hästi põnev. Ma arvan, et üks asi on need laulud, aga minu meelest esimene ikkagi oli Hiiu kannel. Et hoopis teistsugune pill ja siis Tõnurist seletas ja uuris nii, nagu ta ikka kõiki laule ja tantse rahvale seletas. Tänu sellele, et ta rahvale seletas, saime meie ka teada ja siis ma naljaga ütlengi, et ma olen lõpetanud Tõnuristi ülikooli ja Vormsi saar sinna juurde, eks ole, on mingisugune teistmoodi pill, mingi saar on, inimesed räägivad teistsugust keelt, et siis see vaikselt niimoodi hakkabki liikuma ja kui sa juba saad ühe inimesega kusagil tuttavaks, siis juba hakkavad need jooned, eks ole, liikuma laiali ja niimoodi see niimoodi vaikselt tuleb, nii et nad käisid, Jaanika käisid kahekesi lindistamas ja siis see tuleb tagasi. Nad ütlesid, et Stürberger oli üks pildimeistritest, kes neid Hiiukandeid tegi, kes oli huvitatud ka, et ta saaks need Eesti näidised nende järgi teha. Ja siis meil on 2 seda siis algupärast muuseumi filmikoopiat, mis on Stürbergi, millega siis taas loodi see Hiiukande traditsioon ja täna hommikul just kuulasin seda salvestist, mis on 1971, kui oli see Torupilli orkester ja siis oli väga tore intervjuu sellest, et seal oli ka juba isa ja tema 3 venda ja Torupill ju ka alles, siis ju toodi tagasi. Jah, see Leegause aja või see Hiiumaa traditsioon siis. Jah. Räägime niimoodi nendele ka selgeks, kes ei tea tausta, et mis asjad need olid siis, need orkester ja... Torupilli orkester või? Jah. Ma saan aru, et see oli 70 juba taheti, aga 71 siis oli... See oli see tantsupeo jaoks tehti. Tantsupeo jaoks, jah. Oli mõte teha see, aga need pillid olid niimoodi, et mõni mängis ja mõni ei mänginud ja... Kusagilt on mul meelde jäänud see, et kui hakati tegema filmi Libahunt, see on, eks ole, natukene mõni aasta varem ta linastus Leida Laiusele, et siis oli tohutu teema, et pärast sõda Eestis torupille praktiliselt ei olnud ja ei olnud ka väga inimesi, kes neid oskaks mängida. Teatrimuusika muuseumid olid torupil. Jah, et põhimõtteliselt oli... Muuseumis oli üks pill. Ma ei tea, seal kindlasti oli. Et sellest, et nad olidki pigem nagu muuseumi eksponaadid. Või siis, kui mõne inimesel oli, siis ta oli võib-olla niisuguses seisus, kus ei mängi, et ongi selle järgi pead uue pilli tegema. Et siis oli niimoodi, et taulid võtsid selle Valgamaal, need, kes hakkasid neid torupille meisterdama. Nemad tehti juba hiljem. Just nimelt see oli pärast, eks ole, ja siis hakkas tulema, et need 70-ndad olid nagu suurepärane nagu mingisugune selline start, kus jah, ühesõna need rahvapillid ja just pigem nagu selline autentne soov ennast väljendada, mitte ainult siis nii-öelda see külakapelli stiil ja kui nüüd ajas edasi hüpata, siis vaieldamatult uus laine oli ju Viljandi kultuurikolledž ja pärimusmuusika eriala, kus mul oli au siis Ain Sarvega kokku puutuda, mõtteid vahetada, siis tuli juba Eesti-Rootsi juurtega Sofia Joons ja sealt on nagu läinud väga palju neid asju, on juba liikunud selles suunas, mis meile tänapäeval on rohkem tuttavad.
just, aga jällegi ikkagi püsides veel selles nõukogude ajas ja 80-ndates ja ma saadan selle raamatu siin ka nendele, sina ilmselt oled näinud seda. Jah. Kodus olemas Aini pühendusega veel see raamat. Et just nagu siin oli ka juttu, et Eestis oli ju Nõukogude okupatsiooni aeg ja Eesti kujutas endast Nõukogude Liidu läänepiiri ja seda valvas Nõukogude piirivalve. Ja Rannarootsi alad jäid kõik sinna piiritsooni sisse. Et kui see kultuuri elustamine hakkas, et kas oli Rannarootsi inimestega või siis nende endiste Rannarootsi piirkondade inimestega ka kontakte, millised need olid ja kuidas neile üldse ligi pääses, sest et nad ju olid seal valve taga. No akadeemilise ettekäändega oli võimalik siiski Maria juurde minna, aga see oli teaduslikud eesmärgid. Et ega see jah, kerge ei olnud pääseda saartele, et seda tuli hästi kuidas ma ütlen, tuli vastavalt siis niimoodi põhjendada, et see kõlas usutavalt ja kontrolliti tausta ja mul on kusagilt pärimuse kogumisest jäänud meelde, et sellised, et piiritsoonis, et ka jälle natuke lustakam lugu, et kuidas võeti kinni piiritsoonis kohalikud kadrisandid ja viidi üle kuulamisele, sest Nõukogude piirivalvel tekkis tõsine kahtlus, et sellised maskeeritud inimesed soovivad suurepärasest ühiskonnast, nagu seda Nõukogude Liit oli, mingil arusaamatul põhjusel Rootsi või Soome põgeneda. Ja nad kasutavad selleks siis sellist maskeeringut, et keegi neid ära ei tunneks. Et selliseid lustakaid lugusid tuli ka ju ette, aga tegelikult see annab ju minu arvates annab nagu edasi sellist, kuidas ma ütlen, mis see õige sõna siin on, et see on selline traagilis-humoristlik. Et ühest küljest on see siiski traagiline, et tagantjärgi, et meil on praegu hea vaadata, aga me ei pidanud ise piiritsoonis elama ja toimetama ja suhtlema, et see on hoopis midagi muud, kui seda asja vaadata distantsilt või vaadata siis nende inimeste silmadega, kes ei puutu kokku. Ja selle jaoks, et raamatus läks ringi käima, et kes vähegi saab ma soovitan lugeda, sest sealt tuleb välja, kui traagiline, kui raske see elu tegelikult seal oli ja kui äärmuslikuks see kellegi jaoks kujunes. Väga kord võib-olla alla 12 keelatud midagi sellist. Kommentaari korras lihtsalt veel enne, et see on nüüd Ain Sarvele räägitud intervjuude põhjal kokku pandud raamat elust nendel Rannarootsi piirkondades Nõukogude võimu ajal. Ja kuigi see on antud välja siis ka suurpõgenemise aastapäevaks aastal 1994, kuigi Ain seal oma sissejuhatuses kirjutab, et raamat kannab kiirustamise jälgi ja nii edasi, siis olles töötanud materjaliga selle näituse jaoks, võin ma kinnitada, et ega nagu tänase päevani paremat käsitlust ei ole selle perioodi kohta. Sellest raamatust loodetavasti paari aasta jooksul tuleb välja anna täiendatud. Väga hea uudis. Väga hea uudis. Ja Vabandust. kas on niimoodi, et teil oli uurijana võimalus käia saardele ja Vormsile? Aga kuidas see oli Ain Sarvega, et milline põhjus tal oli, kui käis seal? Ma ütleks seda, et see oli Ain Sarv. Ta osas teha neid muidu asju. Mina ei tea seda 70 ja 80, aga ma mäletan seda, siis ma olin juba piisavalt suur, et kui 80-ndate lõpp Pakri saared olid ju väga suletud sellise pommitamise. See oli polügoon jah, põhimõtteliselt jah. Sinna ju ei pääsenud, aga pakrilased, ta suutis juba siis pakrilased Eestisse korratada. Siin oleneb jälle, et millistest aastatest me täpselt mina saan aru, et 88 oli, siis oli veel see aeg, kui midagi toimus. Seal on need ma võtsin, kuna Ain Sarv pildistas ja päris palju, siis ma hommikul võtsin, Maarja arvas, et ma võiksin võtta paar albumi kaasa. Ja ma võtsin, mitte järjest, aga võtsin vist üle ühe. Mulle tundub, et siin on rohkem mandri. Aga võiks neid pilte võib-olla ikkagi näidata ka. Millised inimesed ja mõned inimesed mandril on mõnikord hoopis mõne saare peal, et siin on
no ja me ei ole tegelikult ju rääkinud ka väga Ruhnust, mis on samuti Eesti-Rootsi. kuhu sai kergemini ja kuhu mitte. Jah, No, just. ma ei tea, Vormsil nagu me käisime rohkem, pärast minu meelest oli Pakri. no ja aga Vormsil võttis ka aega, sest kui Jah, kus see aega Vormsi võttis. kirik ju oli, kas see Vormsi kiriku taasavamine oli ka 88? 90. 90 midagi jah, 90-ndatel 90 ja seal Püha Olavi kirik. see oli ka no seal olid omad keerukused, niisugune Vormsil läks üks kiriku, noh, mõte sündis seal või mingi algatus oli aastal 87 ja siis hakkas see Hakati toimetamine. osakaupa tegema Jah, ja jah. hiljuti sain tuttavaks inimesega, kes restaureeris selle kirja peal seina peal, et kuidagi ongi, et inimestel võtab aega, kuni need, nagu see teadmine liigub. Aga selles samas esimeses Ruuneri esimese numbri juhtkirjas on minu meelest väga selline kujukas juhtkiri, mille Ain Sarv on kirjutanud, kus ta ühelt poolt viitab sellele, kui ta viitabki sellele, et seltsi tegemine oli mõnevõrra ohtlik ja raske ja siis ühes järgneva aasta Ruunoris, see oli vist aastal kas 90 umbes, meenutas ta seal, et kuidas nad seisid pakrilastega Kibru rannas ja vaatasid üle mere ja mõtlesid, et varsti me oleme ka seal Väike-Pakri saare peal ja siis 2 aastat hiljem seda ikka veel ei olnud, sest et Nõukogude sõjaväelased olid endiselt seal ees. No sama oli tegelikult ka, me oleme vähe rääkinud Ruhnust, sest tegelikult ju Ruhnu saar on samamoodi olnud Eesti-Rootsi asuala, seal oli samamoodi, oli Nõukogude sõjavägi ja sinna saamine oli täpselt samamoodi ju Lubadega ikka, jah. lubadega ja väga-väga keeruline. Ruhnu ei olnud? Ruhnu ei olnud, Aa, oli okei. Kärnu Lopes, Liivi Lopes. Ruhnu ilma lubatud. See on. Ja Jah. näiteks mina Vormsil käisin nii normal, et Ain saab ka, et said vormistada ennast nagu läheks sinna ekspeditsioonile, tegelikult läksid tutvusele, lihtsalt said selle tõendi. tähendab, neid kõik alati neid peeni asju kodus ei räägitud. Ma Ruhnu on olnud ekspeditsioon, Ruhnule vabalt, ainult et raske oli minna üks kord nädalas spetsiaalselt. Jah, see oli jah, lennukiga sai sinna, et kuidas Aga Vormsi samal ajal kindlasti oli piiritsoon. oli kindlasti. Seda ma olen ise mäletan, kuna mina elasin ka piiritsoonis, siis ma lihtsalt sain minna ka teistesse piiritsoonidesse ja olen käinud just nimelt neil aastatel ka Vormsil. Ja siis olid tõesti veel need alad, mis olid militariseeritud tsoon nagu Pakri saared ja Osmussaar. Ja ka Paldiski linn, kuhu mitte mingil tingimusel ei olnud võimalik minna. Või noh, võib-olla väga-väga eritingimustel. Paldiskisse kohe kindlasti ei saanud, sellepärast et Paldiski oli kinnine linn nagu Sillamäe. Et mul on Paldiskiga on seonduvalt on just selline kogemus, et mu kadunud isa sõitis siis rekat ja tema üks ülesandeid oli aeg-ajalt viia toidukraami Paldiskisse ja siis võeti, kuna seal olid erilised sellised sõjaväepoed, et kus sai siis natuke paremat kaupa, et noh, mis oli Nõukogude turismi või reisimise eesmärk, ikka külastada poode ja vaadata, kas seal on midagi teistsugust saada. Ja kõik sõjaväesüsteemi poed olid natuke paremini varustatud. Aga siis oli, et isa võttis mu siis kaasa, et ma ei olin veel selline nii-öelda alaealine, aga ma öeldi, et ei, laps ei tohi kaasa tulla Paldiskisse või noh, selline 15-16 aastane tüdruk, et sina jääd väljapoole, sama oli Sillamäega, et sinna lihtsalt ei saa sisse ja noh, taaskord, eks ole, et kui nendest asjadest rääkida, kas siis läbi isikliku kogemuse või millegi, mille kohta sa oled lugenud, et siis tänapäeva noortel on kuidagi keeruline mõista, et kuidas nii, et on mingid kohad, kuhu sa ei lähe, kuhu sa ei saagi. Kui lugeda Ruunureid, siis on küll näha tõesti, et see selts tegeles nagu väga Eesti-Rootsi kultuuri selts tegeles siis väga suure hulga erinevate asjadega, et alates tõesti sellisest ajaloolisest, kultuurilisest harimisest, seal avaldati mälestusi ja ülevaateid ja ka tõlgiti Eesti-Rootsi kirjandust kuni väga praktiliste asjadeni, nagu näiteks noortevahendus ja töövahetus ja reisikirjeldused ja hulk nagu praktilisi asju ja muu hulgas siis üks osa sellest oli ka tõesti see
kontaktide loomine ja kontaktide vahetamine ja nende kontaktide nagu pidev alalhoidmine Eesti rootslastega, mis teatud aastatel ju tõesti tähendas seda, et selleks, et üle Läänemere reisida, oli vaja küllakutseid ja oli vaja lube ja jumal teab mida, et kas te selle kohta ka mälestusi on? lube jah, oli vaja. Mina tean, et kui seal Rootsis käidi alguses, siis oligi see, et sa tohid ainult teatud kohta minna ja kui sa tahtsid salaja veel kuhugi minna, siis sa pidid väga kaval olema, et sa tahad kuskil veel mingi salaja vestluse ära teha. Sest tegelikult oli ju Tartu ka selles mõttes kinnine linn, et ega siin ei tohtinud ööbida nõukogude ajal. Et sa võisid välismaalasi siia tulla, aga samal päeval tuli nagu tagasi minna. Et seda, et siin ööbida, seda ju nõukogude ajal ei olnud võimalik siin. Praegu on väga imelik mõelda selle. Ja on küll imelik, et, et kui vestelda, et siis tulevad kõik need mälestused meelde. Marju, eks ole. Ma muidugi valetan. Ma mõtlesin tükk aega välja, missuguseid folkloorseid lugusid rääkida, aga kui taas iseseisvusime, siis oligi see teema, et korralikke konverentsi korraldada ei saa, sest meil ei ole isegi hotelle, kuhu inimesi paigutada piisavalt. Et see oli 90-ndatel täiesti teema. Aga kas teil oli selliseid kogemusi ka, mida ma olen kuulnud nendest intervjuudest, kuidas inimesed, kellel, kui siis olid need Eesti rootslased, hakkasid Eestis käima 88. aastast alates ja seni, kuni veel ei olnud Eesti Vabariiki, ei tohtinud ju jääda ööbima ka mitte sinna Noa-Rootsisse või nendesse Riguldisse või teistesse Eesti-Rootsi piirkondadesse ja salaja ikkagi mindi. Et siis, kui te nagu suhtlesite inimestega ja käidi Eestis, et kas oli neid lugusid ka, kuidas siis nagu salaja käidi? Ikkagi kuidagi. Mina võtan liiga noore küsitud. Räägin, et ega ma ei tea kõiki neid. Ja võib-olla sellel ajal ei olnud ka hea kõike kohe rääkida. Selle kohta võib diplomaatiliselt vastata Oskar Lutsu meie kirjandusklassiku sõnadega, et maailmas on palju asju, mida ei tohi teha, aga ikka tehakse. Aga sina, Marju, vihjasid siin enne sellele Viljandi koostööle, et sinul oli kontakt Ainiga üldsegi Viljandis. Jaa, tegelikult oligi just, kui me hakkasime 90-ndatel mõlemad töötama seal õppejõududena või õpetama siis ja sellel ajal ju pärimusmuusika oli väga kuum sõna ja samuti kõik traditsioonilised instrumendid ja otsiti võimalikult autentset muusikat. Ja me ikkagi Ainiga hästi palju suhtlesime ja seda kirge oli tunda, et kui tema ruumi sisenes, siis seda kirge jaguste täitis terve ruumi. Aga selles mõttes oli, või ühesõnaga ütleme, see Rootsi ja Norra ja üldse Põhjamaad olid ka sellel ajal pärimusmuusikutele üksjagu palju eeskujuks, et kuidas need kontaktid seal päris täpselt tekkisid. Ma ei ole päris õige inimene ütlema, aga väga paljuski oli just see, et Sofia Joons tuli. Et tal oli... Ainil olid nagu, kujunesid omad need omad jooned meil tekkisid läbi Leegajusega, nii et aga igat moodi. Aga Ain läks sinna õppima Viljandisse. Õige küll, ta oli vist esialgu oli mul tudeng, kui ma nüüd järgi mõtlema hakkan. Jaa, täiesti õige. Ta läks kooli, ta läks õppima sellepärast, et tal ei olnud kõrgharidust. Mina tegin kõrghariduse laste kõrvalt ära ja ta ei saanud aru, et kuidas see on võimalik 4 lapse kõrvalt teha. Ja siis ta arvas, et... Kui sa nüüd ütled, siis mul tuleb meelde, et ta käis mul ju loengutes küll. Tõsi. Aega oli see huvitav, et siis taheti ju seal ka rootsi keelt ja siis mingi aeg oli, kus isa õpetas ise rootsi keelt. Enam-vähem. Võttis endalt eksami vastu. Midagi sellist küll, et see oli selles mõttes. Aga kuna tal ongi see, et ta peab või ta tahab inimestega suhelda ja nagu siin mõnes kohas vist kusagil oli jälle kirjas, et tema sees see muusika ja laul kogu aeg tiirleb, me ei näe ju, mida keegi mõtleb ja miks ta hetkel just säärane on, aga see on see, mis tema sees on, et ta tõesti võis äkki bussis laulma hakata ja see on päris niisugune, et mida sa seal kõrval teed, et ära ei saa ka kaduda, et tuleb üle elada. Ja siis ta kasutas ära neid teisi noori üliõpilasi, et ta
oma need õhtud siis sisustas, et ta sai siis nendega laulda ja rääkida neid põhitõdesid sellest rahvamuusikast ja et ta oli nendel päevadel, ma arvan, 24 peaaegu paberiteta õppejõud. ja see oli ja selles mõttes oli huvitav aeg, et seal need piirid olid üldse natukene selles mõttes ähmased, et me õpetasime, aga õppisime ka ise hästi palju, sest väga paljudel oli elukogemus ja võib-olla natuke vähem teoreetilisi teadmisi ja vastupidi, et see Ma oli läksin põnev aeg. õppima torupilli ja see oli päris tore oli, siis ta oli hädas, kodus harjutas, et kuidas need sõrmed peavad olema ja üks sõrm ei kuulanud sõna ja siis ta sai oma noored õpetajalt noomida, et ta peab õigesti sõrmedega liigutama. Ta asi ei ole mitte selles, et kas lugu tuleb välja või ei tule välja, et kuidas need sõrmed liiguvad ja et need on niisugused torupilliga oli huvitav see, et kui meil torupilli tegemise ja mängimise traditsioon oli täitsa katkenud, et siis 70-ndatel seal oli see Roomet ja kes seal oli, keegi hiidlane, kes mäletas midagi ja oskas midagi kujutada. Aga et see süsteem, kuidas taulid hakkasid, nemad leiutasid mingi juust. Ants, mitte taulid, aga Ants. Ants taul, aga lihtsalt, et see jätkus, et nende loodud see torupillisüsteem on justkui nagu ise leiutatud lahendus, et see, mis oli Hiiumaal, et see oli natukene teine, et oli, kui ma nüüd ei eksi, siis Austraaliast üks välja rännanud hiidlane, kes tegi torupille, kes tegi siis nagu vanamoodi. Seal oli üks pill oli selle süsteemi järgi ja siis need nagu ei ühildunud omavahel. Et tegelikult seal kogu selles loos on hästi palju nüansse veel igas osas ja mitte ainult muusika, vaid neid asju ju. Näiteks see, et mis seal Läänemaal oli, et taheti siis näiteks rootsi keele õpet tuua, et kuidas sa saad sinna kooli selle rootsi keele õppe ja kust sa saad need õpikud ja kust sa saad need õpetajad ja et see töö, mida ära tehti, oli ikkagi üürakult suur. Ja seal kindlasti ei olnud ainult Ainsaar, vaid oli väga palju inimesi, et see võib-olla natukene meelevaldne, kui me kogu aeg asjad räägime, aga kõik ei tea, ei mäleta. Ja eks nende rahvapillidega ongi niimoodi, et nendel on piirkondlikud, on mingisugused nüansid, sest eks need on tehtud ju ka väga erinevate eeskujude järgi. Ja kui palju üldse praegu on meil tegelikult palju rohkem on kätte saada kõik võimalikku arhiivimaterjali, sealhulgas ka rahvusvaheliselt, sest sellel aeg oli lihtsalt selline, et seal tuli palju ka ise välja mõelda. Tegelikult eks see ise välja mõtlemise üks näide on kas või Depo Lõõts, eks ole, et ta mõtles ka ise välja või selles mõttes ta tugines eeskujudele, aga see pill on ka oma niisuguse kohaliku koloriidiga, et ma kunagi ei tahaks pärimuse puhul kasutada seda, et mis on õigesti või mis on valesti, vaid ta lihtsalt on natuke teisiti. See on huvitav, et sa selle siit, vabandust. Selle Marju jutu peale tuli meelde, et see Põhjamaade rahvamuusika saated, mida Ain hakkas tegema, kuna tal oli palju kogunenud sõpru ja siis talle saadeti rahvamuusikat erinevatest Rootsi piirkondadest ka. Rootsi, Norra, Island, Soome. Ja siis tal oli saatesari oli. Ja nagu ikka, sa võid teada, et sul on täpselt see niisugune tsükkel, aga viimasel momendil teed selle asja kirjatükki valmis. See on kuidagi niimoodi, ma ei usu, et sa teed varem. Jah, see kipub niimoodi olema. Ja niimoodi oli nende saadetega ka, et siis viimasel momendil tuleb see ära teha ja siis lähed ja loed sisse. Ja tänu rahvamuusikale sai Ain Sarv endale elupäevi juurde. Et tal oli jälle saade tegemata, aga siin oli tal rootslastega Eestis, ma ei tea, 2 või 3 päeva, mingi seminar või konverents oli.
ja siis nad ütlesid, et aga tule meiega Rootsi kaasa, et seal on see laevas, meil on kohta, et mingid inimesed jäid tulemata ja seal seminariruumis me saame neid asju edasi arutada. Aga kuna rahvamuusika saade oli tegemata, siis ta ei saanud minna. Ja siis öösel tuli see teade, raadio mängis, et jah, et siis ma Estonia katastroofi mõtlengi, et ilmas on ilm on ikka nii imelik, et jah, et me iial ei või teada, mis midagi mõjutab, et see on kummaline jah, et kuidas neid täringuid meiega ka siis mängitakse. on hea, et peab viimaseid asju tegema mõnele inimesele. Ja siis, kui sa, Marju, ütlesid siin enne selle märksõna, et palju sellest pärimusest oli leiutamine ja et sa ei taha anda hinnanguid sellele, kas pärand on õige või vale, siis ma mõtlesin, et te mõlemad võiksite öelda oma arvamuse, et kui te nüüd vaatate võro kultuuri nagu taastajana ja seto kultuuri taastajana või sellise uuesti nagu esiplaanile toojana seda, mis on juhtunud Rannarootsi kultuuriga või on juhtumas praegu, et mis mulje teil on? Kuidas neil läheb? Kui sa nüüd niimoodi küsid, et kas midagi on taastatud, siis pigem ütleme võru keele ja kultuuriruumi kontekstis ma tahaks öelda, et me tõime selle keele tagasi, sest ta oli täpselt samamoodi kogu aeg nii-öelda kodukeelena oli ta olemas, aga lihtsalt oldi arvamusel, et esiteks piisab meile, et see kuidagi kujundati välja pedagoogilised seisukohad, siis samuti ütleme sellele, et ei olnud, kirjakeel oli, eks ole, et kirjakeelt ja vene keelt oli tarvis koolis rääkida ja tegelikult ma jõudsin selle nii-öelda võrukeelse lapsena, ma jõudsin või ma liitusin nendel samadel 80-ndatel sellel põhjusel väga paljuski, et väga isiklik lugu, ma olen seda väga palju rääkinud, aga see jääb mind ilmselt saatma nii kaua, kuni ma siin teen ja toimetan, et 80-ndatel, mis ta siis võis olla, 84, 5, 6, midagi sinna kanti, toimetas Vanemuise kirjandusalal selline legendaarne ülimalt värvikas mees, nagu seda on, nüüd on see koht, kus Linnar Priimägi. Nii. Ja Priimäel oli idee, et ta tahab Soome autori Tuomarila näidendit hurmav Hermann Göring lavastada. Seega lavastati. Soome keelest eesti keelde pani selle ümber selline folkloristi taustaga väga hea soome keele oskaja, soome keele õppejõud Aino Laagus, keda meie hulgas enam ei ole. Aino Laagus tuli minu juurde ja ütles, et kuule, aita välja, et siin on üks selline tegelane, kes on kusagilt Hämemaalt pärit, kes on patsifist. Et kuna ta räägib häme keelt, et tõlgi siis ära. Ja see oli niimoodi minu esimene vist kokkupuudega, ütleme, näidendi teksti tõlkimisega. Ma tõlkisin selle tegelase teksti siis võru keelde, seda patsifisti etendas Vanemuise laval Rain Simmul. Nagu ikka, kui oled natukene panustanud, siis kutsutakse sind esietendusele ja nii ma seal eesreas siis ka istusin, kohmetu ja kohevil. Ja kui Rain Simmult, tema tegelaskuju tähendab, tuli lavale ja hakkas rääkima võru keeles, rääkima väga tõsistest asjadest, sellest teemast, mis meid puudutab ka tänapäeval. Kui sa oled väikene tavaline inimene ja sa jääd kahe vaenu poole vahele, sa ei taha sõdida kummalgi poolel, sul ei ole neid asju ajada, mida maailmas ajavad. Ja see lõppes kuidagi niimoodi, et ta kallab ennast siis laval muidugi näitlikult, eks ole, bensiiniga üle ja paneb põlema. Rahvas naeris saalis. Ja sellepärast, et ta rääkis võru keeles. See oli naljakas. Murdekeel oli humoristlik keel, see oli Kärnaärni keel. See oli see, et tehakse lolli nalja. Ja siis ma sain aru, et ma ei saa teisiti, sellepärast, et ma olen nagu siiani veendunud,
absoluutselt igas keeles, võru, setu, eesti, rootsi, ingeri, soome keeles. Saab rääkida väga tõsiseid asju ja absoluutselt igas keeles on võimalik käituda erakordselt näruselt. Asi ei ole keeles, asi on inimestes. Ja hiljem kuidagi Tallinnas oli kummaline, et ma jõudsin mingi ringiga nagu tagasi selle Rannarootsi teema juurde. Mul vanem poeg mängib ka jõudumööda rahvapille ja siis tulid need Pakri saarte lood ja laulud ja muusika, aga mitte ainult, vaid ka siis tavandid, mida esitati. Käisin kaasas kultuurilisest huvist, sest mõlemad pojad mängisid kaasa. Oli siis Eesti-Rootsi laulupead, mida siis Haapsalus on jõudumööda korraldatud, kus inimesed on olnud väljas, kus nad on esitanud oma kultuuri iseenda rõõmuks teistele vaatamiseks, kaasamiseks, et see sidusus läbi kultuuri, ma arvan, on oluline ja ma tuleks tagasi sinna ringiga, kust ma alustasin, et kui me vaatame siin Eesti lugu väga pikas ajalises lõikes, siis need piirkondlikud, paikkondlikud kultuurid on olnud palju püsivamad ajas. Need on kestnud aastasadu ja aastasadu ja aastasadu. Ja võib-olla see on ka üks põhjus, et kui vähegi võimalus avanes taas iseseisvuda, siis me tegelikult kõik tahtsime oma juurde tagasi pöörduda. Sest ma olen poolik. Kui mul ei ole seda võru juurikat, see on niimoodi, et ma olen nagu siis pool mind. Et kuidagi alati püütakse nagu vahel, see häirib mind, et vastandada, et kas te tahate Eestist lahku lüüa ja milleks meile need piirkondlikud keeled ja see maksab nii palju ja meil ei ole raha ja mida kõike veel, aga see kultuuriline mitmekesisus on ju tegelikult see, millest me räägime. Kultuuriteoreetikud ütlevad, et sageli need äärealad või perifeeriad on kultuurilises tsentris, mis on ju tõsi, siin me oleme, kui me tahame rääkida seto kultuur või kui me tahame rääkida Eesti kultuurist, siis ma alati ütlen, ja mida plakatitel näidatakse, seto naist tema hõbeehetega. See on üsna tavaline, kui kasutatakse või me kasutame kõiki ühe sõnaga ära neid. Sest et võib-olla ka see, et piirialade kultuurid on moel või teisel natukene huvitavamad sellepärast, et nad on kontaktis naabritega ja see lisab sellist vürtsi ja maitset, värvi, koloriiti ja võib-olla ka oskust suhelda, sellepärast, et sa pead hakkama saama väga eri kultuuridest naabritega, et me teame ju algusest, et Eesti-Rootsi külad olid eraldi. Eesti külad olid eraldi, et kuidas seal omavahel suheldi. Alguses olid ka Eesti-Rootsi talu siin asukatel olid teistsugused õigused, teistsugune positsioon, kuidas omavahel abielluti, omavahel suheldi. Meil on samamoodi, lisaks on vähemused, veel on siis vene vanausulised Peipsi ääres, kes on samuti teinud oma religioosse kultuurilise renessansi praegu, natukene küll hiljem, mulgid, saarlased, et kõik on tegelikult leidnud ikkagi selle üles, et meil on need juured ja teisiti me lihtsalt ei saa, see on meie tugevus. Ma ei oska teisiti midagi öelda muud. Väga õige. Kui mõelda, kuna me alustasime täna oma mõtterännakut seal kusagil 80-ndad, et tollel ajal ükskõik kas, võin julgelt öelda, üle Eesti oli neid päris maa inimesi, kellel oli oma keel tema sees. Siis praegu, isegi kui sa oled, nagu ma teen nalja, et ma olen tõupuhas seto, et ka mina olen lavainimene ja meil on praegu see lavakiht on, et ükskõik mida tehakse, me kellelegi midagi etleme, isegi kui on mingi jutt või
või plakat või me kutsume või meil on säärane tähtpäev, me ikkagi seda etendame. Me nagu ei teeks mitte midagi, et keegi meid ei vaataks. Lugupeetud külastajad, muuseum suletakse 15 minuti pärast. Dear visitors, the museum will be closed in 15 minutes. Muuseumi lõpuni. meil on aega kokku tõmmata. Jah, et ma nagu ei oska rohkem öelda, lihtsalt niimoodi on ja ma olen või vähemalt püüan endale kogu aeg sisendada, et ma ei vaata niimoodi, ma ei kritiseeri, et see on lihtsalt säärane aeg, kuigi ma tean, et oma sisemuselt ma ikkagi teen seda mingite oma mõõdupuudega. Et see on paratamatu, me elame hoopis teist süsteemi. Me ei ole ka enam maainimesed. Ma elan ka maal, aga ma elan linna moodi, nii et ma ei saa öelda, et ma olen maainimene, mul on lihtsalt rohkem õhku ja loodust. Nüüd on aeg selline. Jah, nüüd on lihtsalt aeg on selline ja kui on vaja, siis panen setoriided selga ja laulan, aga mis ma kodus teen, see on see on nagu see, mida keegi teine ei tea ja ei peagi teadma, et ja nii on igal ühel, et kas ja praegu on üks asi veel, et praegu on võistlemise aeg saabunud, et kõik võistlevad, et siis nad on nagu olemas ja meil on selleks ka kõik need riistabud olemas, et olla kogu aeg igal pool olemas näiliselt. Et lihtsalt on oleme jõudnud selle ajaga sinna, et ühtpidi on meil kõike väga lihtne teha, kätte saada, õppida, õpetada, aga kes me siis ise olema või miks olema või mida teeme, ja kuidas hakkama saame. Kas te, kallis publik, tahate veel, enne kui me siin lahku läheme, keegi midagi küsida Marju või Õie käest? Viimane osa pani mind hästi mõtlema ja tegelikult ma tunnistan, et mõeldes just varasematele aastatele, siis ta tõepoolest nii ka on siis kahjuks, et me kõik oleme kuidagi mugavdunud ja ikkagi selle mugavuse poole läinud. Kui täna raadiost räägiti, et üks pere Tartust kõigest 20 kilomeetrit eemal elab ilma elektrita ja nad elavad, aga seal võib olla teatud sisemine vastuolu ka, kui palju lapsed tegelikult, kuidas siis öelda, suvel pole üldse küsimust, aga praegusel ajal, kui veebruaris tõesti on märksa pimedam, et see on ikkagi teistmoodi elu, et võib-olla lapsed tulevikus või kunagi võivad natukene isegi võib-olla ette heita, et näete, et me elame seal metsas. Ma lihtsalt ütlen, et on ju väga erinevaid vaatenurki, aga eks ta ongi niimoodi, et need samad, ütleme, kas siis setopäevad või võrokeste päevad, et see ongi selline, tullakse, nauditakse, aga nagu te ütlesite, see on väike laval olemine, näitemaid teatud. Elu on nagu näitemaid praegu. Jah, et ongi, et me oleme nagu lihtsama vastupanu teed läinud. Et siin ma teeks natuke väikse korrektiivi, et ütleme selliseid võropäevi, kus võrokesed panevad ennast riidesse ja näitavad oma kombeid, et võrokestel ei ole, et me oleme hästi keelepõhised ja keelt saab rääkida kogu aeg, et ma ei tunne, et ma peaks kellelegi, aga ma või praegu hakata ikka võro keelen kõnelema, mul oli üks häda ei ole, et saan jah, et kõnelda, et meil nagu võib-olla Võru kultuuriruumis ehk nagu selles mõttes, et me oleme, võib-olla see on jälle nii-öelda
meie kogukonna kas õnn või õnnetus, et meil on see identiteet on hästi tugevasti keelepõhine. Ja et neid keelekursusi ja kõike nagu saab korraldada teha, et lapsed nagu pöörduvad keele juurde, aga samas ütleme, need rituaalid ja elamise viisid kahtlemata, need on muutunud. Meil on samamoodi, Jah. tegeldakse keelega, praegu käib võitlus, et kas on olemas võro keel ja et tunnistataks, et on olemas võro keel, on olemas seto keel, praegu on see Põhimõtteliselt võro keele rahvusvaheline keelekood on olemas, väikese keelekood, ma seto kui keele kohta ei tea. Teil on olemas, jah. Et aga seda, et Teil sa on saad üldse märkida, et sinu emakeel on nagu võro keel või seto keel, seda või multikeel, seda ei saa. Praegu saab, aga lihtsalt ei tunnistata, et on keel on. Jah, see on niisugune keelepoliitika, aga jah, on nagu on. On nagu on, jah. Tahtsid küsida? Ma tahan veel sellist küsida, et kui Eestis ei enam nii palju eesti-rootslasi, kes räägivad rootsi keelt emakeelena ja see tähendab, et see taastumine on keerulisem. Et Soomes meil on selline inarisaamlane vähemus. Ja inarisaamid, jah. 10 aastat tagasi oli umbes 300 inimest, kes räägis inarisaame keelt. Aga praegu on rohkem kui 500 ja see põhjus on see, et saamlased on alustanud selliseid keelepesa ja seal on võimalik seda keelt õppida vanemate inimestega, aga kui Rannarootsis ei enam ole selliseid inimesi, kes võiks seda toetust anda, keelelist toetust. Minu küsimus on, et kas te näete, et on veel olemas selline võimalus, et rannarootslased ise tahavad seda keelt uuesti õppida ja Peaks olema väga keegi, kes seda võtab eest. Mida mina nägin nendes intervjuudes on, et on üksikuid, kes möönavad, et neil oleks huvi, aga neil võib-olla, neil on erinevad põhjendused, miks nad ei saa sellega tegeleda. Nii et see ei ole nüüd just liiga tõsiselt võetav. Aga mis on uus Eesti-Rootsi kultuuri tähistaja, uus nagu Eesti-Rootsi keel Eestis on riigirootsi keel, mida on väga selgelt näha. Nende intervjuude põhjal. Inimesed räägivad vajadusest ikkagi õppida rootsi keelt selleks, et tunda ennast rootslasena, eesti rootslasena siis. Ja paljud seda ka teevad. Selline ühendav. Uus ühendav, lingua franca. Aga mina vastaksin sellele ka niimoodi, et selle kõnelemise keele jaoks on võib-olla natukene hilja. Selline keeleuurijate valdkond aspekti tõenäoliselt. Aga mis nüüd on juba näha, et jääb püsima, on muusikakeel. Muusikakeel on see, mis kannab, mis me räägime 70. 80. mis on suutnud ellu jääda ja praegu nende Eesti-Rootsi piirkondlike, ütleme siis põliste Eesti-rootslaste praegused noored ei ole sellest pigem huvitatud. Vähemalt need, kes on Rootsis, on väga vähe huvitatuid. Et siis meil on õnne, et meil on Eestis nii palju meil on Vahvi fännklubi ja meil on Ruhnu fännklubi, et noori nagu ka me ise, et me tahame seda ja siis need põliselanikud on tänulikud, et me võtame üle ja nagu sageli on kultuuriga, et üks põlvkond kaob ära, siis keegi teine kannab seda. Ja siis järgmine põlvkond võib-olla tahab uuesti liituda. Ja keelest veel rääkides tahaksin lisada möönduse, et mine sa tea.
sellepärast et Ruhnus ju nüüd on loodud ruhnu keele uurimisprojekt ja hetkel seal on eestvedajaid ja asjast huvitatuid ja mine sa tea, võib-olla ühel hetkel hakatakse seda uuesti õppima. See oleks üliuhke, ja veel on natukene ju teatakse rootsi keelt, vormsi rootsi keelt. Aga mul on tunne, et me räägime kahest erinevast teemadest, et te räägite murredest ja ma räägin rootsi keelest. Nagu riigi rootsi keele mõttes? No 100 aastat tagasi oli ka niimoodi, et eesti rootslased oskas sellest neutraal rootsi keelt ja seda oma murret. Et oli nagu kahed sellised registrid olemas. Et mulle tundub, et selle ühendava rootsi keele ongi nagu see praegune standard rootsi keel ongi selles rollis. Ja selleks on vaja muidugi noori peresid ja lapsi, sest tegelikult see keelepesa metoodika jõudis võru keele õpetusse küll ja Võru lasteaedades on palju keelepesasid setode kohta, ma ei julge. Meil on ka setokeelsed lasteaiad, hetkel on 2 lasteaiarühma, ongi ainult setokeelne lasteaiarühm on, seda on muidugi vähe, aga et midagigi on. See töötab Sedumaal, aga ei Võrumaal ja Rannarootsist. Ei, Võrumaal töötab ka, aga meil on säärane, mis on igapäevaselt. Ei ole nii, et õpetaja tuleb lihtsalt korraks laste juurde, vaid ongi, et õpetajad ise õpivad koos lastega keelt hetkel. Eks see kultuurikotkestus Eesti rootslastel oli tugevam ja see oli ikkagi selles mõttes oli ikkagi oluliselt laastavam, sest et see eeldab seda ikkagi ju koha peal, et tõesti, et on noored pered, kellel on lapsed ja kes on huvitatud sellest paiklikust pärandist, et kui sinna tulevad inimesed, kellel ei ole selle paigaga erilist niisugust kultuurilist, keelelist sidet, siis nende jaoks on see lihtsalt sobiv koht elamiseks ja nad ei pruugi seda ju huvituda sellest. Aga see võiks olla ka selline poliitiline otsus, et näiteks hebrea keel on nagu välja surnud ja enam ei ole ja Irlandis ka pigement üles ei saa. On rohkem ja rohkem inimesi, kes tahavad iiri keelt räägida. Keegi peab otsustama ja keegi peab olema väga julge ja läbi suruma. Tähendab, ega sealt ülevalt ei anta sulle ka, et see on päris raske kätte saada seda, et me võime niimoodi olla ja niimoodi teha ja mulle tundub, et natukene, kui rääkida Rannarootsist või Eesti Rootsist, siis natukene lootust ikka on, sest ega seal praeguste elanike hulgas on ka noori, on ka inimesi, kes tõesti soovivad, isegi kui nad ei ole etniliselt Eesti rootslased, aga nende mõtteviis on säärane, et kui ma elan selles piirkonnas ja kasvatan siin oma lapsi, siis nad peaksid ja võiksid teada, mis on selle piirkonna nagu ajalugu ja neil on ka valmidus seda rootsi keelt oma lastele õpetada, mulle tundub. Jah, Saale. Minul tekkis selline võrdlus, et sa ei saa siirupi vett, kui sulle siirupit liiga vähe. Et kõigepealt tuleb seda siirupit keeta, et ta tahtsid seda morssi teha, kui neid keelekõnelejaid on liiga vähe. Ja see mingisugune kriitiline mass peab olema, et see kriitiline mass kõlab äärmiselt kantseliitlikult ja isegi jubedalt inimeste kohta, aga paratamatult kindlasti peab olema ka selline karismaatiline liider või isegi mitu, kes oskavad kontakte luua, kes oskavad sellest nii-öelda ehitada sellest vähesest midagi üles, et päris, jah. Ma tahaks siinkohal teha reklaami konverentsile, mis tuleb järgmisel kuul, 18–20 märts. Räägitaksegi rannarootslastest ja on erinevad ettekanded, on eesti keeles ja on rootsi keeles. Tõlgitakse. Ehk siis laseme rootsi keelel kõlada nii tava kontekstis kui ka siis akadeemilisemas kontekstis ja seal saab ettekanded, vähemalt 2 ettekannet ongi ruhnu keele sellest uurimisprojektist. Praktikud tulevad kohale, räägivad. Kui kellelgi on huvi tõesti tulla, siis minge Eesti Rahva Muuseumi koduleheküljele, sealt leiate info ja seal on vaja küll ka eelregistreerimine, siis saab seal kodulehekülje kaudu selle ära teha, kellel on huvi.
kõik on teretulnud. aga nüüd me vist peame lõpetama. Sina oled koha peal, seda ma tean. aga nüüd me vist peame lõpetama asju enne, kui muuseumi uksed kinni paneb. Nii et suur-suur aitäh teile, Marju ja Õie, et te tulite meiega siia rääkima. Aitäh teile, et te tulite kuulama. Oli suur rõõm teiega kokku saada siin.